Turundusraadio. Tere tulemast, kallid raadiokuulajad, meie Turundusraadio 187. saatesse. Mina olen saatejuht Anu Malnaarits Marketingi Instituudist ja minu kaks külalist siin täna stuudios on Rain Uusen, kes on CV Online'i turundusjuht, tervist! Tere! Ja Vahur Puik, kes on MTÜ Eesti fotopärandi aja-paiga projekti juht, tervist! Tere! Hea. Ja kõigepealt räägime värbamisturundusest ja Rain Uusen CV Online'i täiesti uus turundusjuht, kes on hea meelega tulnud meile siia stuudiosse rääkima sellest, kuidas värbamisturundus on muutumas ja mis on siis need asjad, millega personalijuhid ja tegelikult ka, mida turundajad värbamises peaksid teadma, eks ju, et millega tuleb arvestada. Ja me oleme siin Turundusraadios üsna palju ja hästi erinevate nurkade alt rääkinud tööandja brändi loomisest. Juba üsna mitmed saated seoses ka Unistuste tööandja konverentsiga, mis meil just jaanuari lõpus oli ja varasematel aastatel ka. Värbamisturundus on üsna konkreetne uus asi, mida meil päris teemana pildil ei ole olnud. Nii et hakkame sealt pihta, et pane konteksti, mis asi on tööandja bränd ja mis asi on värbamisturundus ja kuidas nad omavahel seotud on? Tööandja bränd on see, kuidas tööandja tahab ennast näidata turule klientidele ja õnneks või kahjuks on ju klientide hulgas ka potentsiaalsed töötajad. Ja see peabki moodustama ühe terviku. Ja tööandja brändi väljakutsed peituvadki seal, et kuidas seda tervikut tegelikult luua. Äsja oli just ka värbamiskonverents ja seal jäi kõlama üks huvitav põrkefaktor, et mis on see hetk, millal kandidaadid konkursist vabatahtlikult välja kukuvad. Nii. Ja tuleb välja, et üks olulisemaid ongi see, et tal on endal olnud negatiivne kogemus selle ettevõtte kas toodete või teenuste tarbimisega või klienditeenindusega või mingisuguses suhtluses. Ja see mõjutab nii oluliselt, et inimene loobub täiesti vabatahtlikult oma võib-olla tulevasest tunnistuste töökohast, sellepärast et ta ei näe enam kas eetiliselt või moraalselt seda võimalust konkursil osaleda. Nii et tööandja bränd on üks väga põnev ja keeruline maailm, et need erinevad aspektid omavahel kokku siduda. Absoluutselt. Ma mõtlen just seda nagu töökonkursilt välja kukkumist, et kas on siis midagi, mis on inimesega juhtunud sellest hetkest peale või selles vahemikus, kui ta kandideeris ja siis seal protsessi käigus siis, ma ei tea, mõni suur ettevõte käitus temaga, tavaliselt on suured ettevõtted, kellega me kokku puutume, eks ju, käitus temaga inetult ja siis tõmbabki juhtma sellest välja. Kindlasti ei ole mitte ainult suured ettevõtted, et tegelikult on ikkagi Eesti täis ju väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, et seal ma arvan eriti vahet isegi ei ole. Võib-olla suur ettevõtte puhul isegi neelatakse see negatiivne kogemus kergemini alla, sellepärast et usutakse ehk, et võib-olla selles teises osakonnas ei ole asjad nii või endale on lihtsam maha müüa seda, et tihti ei pruugi see olla üldse iseenda kogemus, vaid võib-olla selle värbamisprotsessi käigus mõni sõber räägib mõne loo, mis on juhtunud ja see ka mõjutab, et tegelikult praegu ikkagi sotsiaalmeedia ajastul liigub see info nii vahetult ja nii kiiresti inimeste vahel, et pole lihtsalt mitte midagi teha, sellega tuleb arvestada. Absoluutselt. Aga räägi nüüd, et kuidas sa seda värbamisturundust defineerid? Kust sinu jaoks piirid lähevad? No kui ma tööle asusin CV Online'i, siis värbamisturunduse mõiste oli esimene, mille ma kasutusele võtsin. Tubli. Sellepärast, et ja seda ka kõigile uhkelt selgitasin ja põhjendasin, et miks me räägime nüüdsest edasi värbamisturundusest. Töövahendus ei ole enam ammu ju see, et ma panen kuulutuse üles ja siis istun ja ootan kandidaatide eluloo kirjeldusi ja siis istun jälle ja valin siis ühe välja. Et see protsess on läinud põnevalt keeruliseks, sealhulgas tuleb arvestada ka tööandja brändi, kuvandiga, pakutavate väärtustega ja meie siis tööportaalina peame ka arvestama seda ju, et mis meie ümber turul igapäevaselt toimub ja mis paneb
kandidaate tegelikult kandideerima, kuidas need tööpakkumised üldse kandidaatideni jõuavad, sest väga suur osa kandidaate, potentsiaalseid kolleege ei käi üldse otsimas igapäevaselt töökohta. Võib-olla nad ei ole tegelikult oma mõttes veel jõudnudki sinnani, et nad tahaksid karjääri vahetada või edasi liikuda oma karjääril. Ja värbamisturundus peab kokku siduma kõik need erinevad kanalid, sõnumid, sest erinevast kanalisse tuleb erineva sõnumiga läheneda ka ja samamoodi toetada seda tööandjat, et tema sõnumid jõuaksid selles protsessis täpselt samamoodi, jääksid kõlama ja eristuksid. Eristumine on üks väga oluline märksõna värbamisturunduses. No nii, mille poolest meie tööandjad siis nagu tegelikult siis eristuvad, kui ma nüüd päris ausalt küsin, sinu kriitiline vaatepunkt? Kriitiline vaatepunkt on see, et seda eristumise vajadust alles hakatakse teadvustama. Ja ma juba praegu esimeste töönädalate juures näen, et see eristumise julgustamine tuleb absoluutselt iga päev minu töölauale ka. Et see on raske teema, sest sellele peab mõtlema, sellele peab väga sügavalt mõtlema, et mis siis on minu ettevõttel rohkemat kui minu konkurendil või mis on minu valdkonnal rohkemat pakkuda kui mõnel teisel valdkonnal, miks see inimene üldse peaks hakkama oma tähelepanu ja aega sinna kulutama. Ja me kõik teame, et värbamisprotsess, ma olen ju ise selle äsja läbi teinud, värbamisprotsess on suhteliselt emotsionaalne, keeruline, seal on hästi palju hirme, sa pead ise ju kandidaadina väga palju analüüsima oma võimalusi, edumaad, ettevõtte jätkusuutlikkust ja see selles mõttes ongi üks keeruline maailm, mida lahata. Jah. Just, väga nõus. Aga räägi nüüd seda, et mis asi seal keerulises protsessis siis nii keerulist on? Noh, erinevad kandidaadid, erinevad sõnumid, okei, on seal veel midagi keerulist või? Julgus. Ma juba praegu panen tähele, et ettevõtetel ei ole julgust eristuda. Et müügijuhti otsida näiteks, sõnaga müügijuht, seda oskab igaüks. No. Ja selles ei ole mitte midagi eristuvust. Kui ma võin selle sama näite tuua iseenda sellest kandideerimise protsessist, kui ma siis CV Online'iga esimest korda kontakti astusin, siis nemad ei otsinud turundusjuhti. Nemad otsisid kurundusjuhti, näiteks algame sellest peale. Ja väga põnev teine asjaolu oli seal see, et töökuulutuses kohe selgitati lahti, et minu kolleeg Heiko siis, kes täna on arendusjuht ja liikus ettevõtte sees edasi, kirjutas töökuulutuses, et tere, mina olen Heiko. Selline lugu on, et mul on siin uued väljakutsed ettevõttes. Kas sina tulevane kurundusjuht tuleksid palun ja hakkaksid seda minu tänast tööd tegema? Et see oli päris huvitav, eristuv asjaolu, lugedes erinevaid töökuulutusi ja see jäi silma. Selge, väga hea mõte. Aga nüüd see on nagu selline tore sõnamäng, eks ju, seda võib mängida nii ja naa, aga selline sisuline eristumine värbamisturunduses, et kas see on põhiliselt selline protsessi pool, eeldades seda, et CV Online on tõesti nagu värbamisagentuur, siis tõenäoliselt teil on kõik need protsessi niisugused nõksud ja trikid teada, et kuidas valida, kuidas värvata. Et ehk siis, et kas see eristumine on seal protsessis või see on eristumine veel kuskil kohas? Seal samas värbamiskonverentsil Leanika Järve Epicenter kinnisvarast pidas väga innustava ettekande ja rääkis seda, kuidas nemad värbavad kinnisvaramaaklereid. Ja see oli ausalt öeldes üks värskendav tuuleiil kuulata seda ettekannet, et kõiki neid põhimõtteid on võimalik igapäevaselt reaalselt värbamisprotsessis rakendada. Ja ta tõi seal ühe väga olulise asjaolu kõlava häälega välja, et värbamine ei ole selline ühekordne
protsess või ühekordne plõks, mis sa teed, et nüüd on vaja, panen kuulutuse üles ja nüüd isegi võib-olla toon oma tugevused seal esile ja kandidaadid jooksevad. Et see on kandidaatidega kontakti hoidmine, nendele sellise infovälja tekitamine, tihti julgustamine, et nad üldse julgeksid mõtlema hakata sellele, et nad tahaksid töökohta vahetada või edasi liikuda. Ja kui see ka ei tööta, siis tema seal tõi lihtsalt hästi konkreetse näite, et nad kutsuvad sellistele karjääriklubi üritustele enda juurde, et tule tutvu meiega ja küsi ise meie kolleegidelt neid küsimusi, millele sa tegelikult tahad vastust. Ehk et see on läinud oluliselt inimlikumaks ja me kõik, kes me vähegi ühe korraga elus oleme kuskile kandideerinud, teame, et see kandideerimisprotsess on tihti hästi piiratud ja limiteeritud ja üldiselt võib juhtuda nii, et kõik lihtsalt naeratavad laua ümber ja jagavad viisakusväljendeid, aga me tegelikult ei tea, mis päriselt toimub, kas selle kandidaadi elus või selle ettevõtte siseelus. Nii et sellised värbamisturunduse inimliku mõõtmega töövahendid tundub, et need töötavad oluliselt tulemuslikumalt sellepärast, et kui see kandidaat siis päriselt tööle tuleb, siis ta juba teab, kellega ta ennast on sidunud ja millistel põhjustel. Aga ma olen sellega täiesti nõus, et see teema on üsna palju käinud erinevatest kontekstist läbi. Aga räägi nüüd, kuhu see värbamisturundus edasi liikumas on? Mobiili, lühidalt öeldes. Aha. Et see on üks nüanss, millest me ei saa üle ega ümber. Soomes pidavat juba olema peaaegu 100% värbamisprotsessidest mobiilsed. Palju Eestis? No ma arvan, Eestis mul käepärast ühtegi sellist head uuringut võtta ei ole praegu, aga ma arvan, et see on ikka alla poole. Okay. Mis see mobiilne protsess siis päris täpselt tähendab? See tähendab seda, et inimene mõtleb üldse sellele, et pagan, ma tahaks kuskil mujal midagi muud teha. Sellistes kohtades, kus tema esimeseks kommunikatsioonivahendiks on mobiiltelefon, nutitelefon. Kas see on peale rasket tööpäeva rongi oodates, bussis sõites, võib-olla lõunapausi ajal kohvikus istudes. Ta teeb seda siis, kui see on tema selline intiimne aeg ja turvaline tsoon. Ja seetõttu tihti see info jõuab mobiili vahendusel just temani, et mingid võimalused on õhus või ta siis otsib neid võimalusi. Ja loomulikult, kui sa lood sellel samal hetkel talle mugava, lihtsa võimaluse endast märku anda, siis see tõenäosus, et ta seda teeb, on oluliselt suurem. Nii et mobiil on üks võtmesõna ja tegelikult mismoodi see hakkab lähiaastatel kogu värbamise protsessi ja värbamissõnumite edastamist mõjutama, on täna raske selles mõttes ette näha, et Facebook just ju teatas, et nad avasid esimese katse sihtrühma siis töökuulutuste rakenduse näol töökuulutuste avaldamiseks ja ma juba rääkisin sellest siin mõned kuud tagasi, et Facebookis liigub nii palju töökuulutusi täna, et Facebook peaks olema loll, kui ta ei kasuta seda võimalust ära. Nüüd on küsimus see, et kuidas meie neid uusi funktsionaalsusi õpime ja kasutama hakkame tegelikult oma värbamisprotsessis. Kas me peame äkki hoopis muutma selles värbamisprotsessis põhimõtteliselt midagi? Et kas CV saatmine esimese asjana saab olema üldse oluline või saab olema oluliseks hoopis Facebooki profiil, eks ju? Jah, Facebooki profiil, kindlasti see hakkab täiendama või isiklik kontakt. Tere, mina olen see, kes sina oled, räägime edasi. Et ilmselt selles suhte tasandil juba toimuvad teatud nihked ja mobiil on seal keskmes. Väga äge. Mis tähendab siis seda, et ühelt poolt tõenäoliselt hakkab muutuma see, nii kui Facebook mängu tuleb, siis ma eeldan ka seda, et muutus kaks asja, et üks asi on see, et
et CV ei ole selline nagu LinkedInis, eks ju, noh, suure tõenäosusega, ja teiselt poolt me eeldame vist seda, et töökuulutus ei ole selline nagu ajalehes. Et noh, tõenäoliselt muutuvad nagu mõlemad otsad ja siis saavad kuskilt sealt keskelt kokku, et ma ei kujuta ette, et kahte sellist noh, ma ei oska öelda, mitte digitaalset asja, noh, LinkedIn ei ole küll mitte digitaalne, eks ju, et neid nagu muidu oleks võimalik kokku match ida. Mida see mobiilsus tähendab ettevõtete jaoks ja mida ta tähendab kandidaatide jaoks? Kandidaatide jaoks tähendab ta lihtsust, mugavust, kiirust. Et kandidaat pääseb vähemalt esimeses etapis igasugusest paberimajandusest, eks ju. Nii, okei. Ega seda meie kogemuste infot ja õpingute infot, ega see ära ei kao kuskile, ega lõpuks ikka arutatakse neid nüansse ka, et kas sa oled pädev seda tööd tegema või kas sa oled valmis õppima. Aga kõigepealt ta tähendab seda, et ilmselt hakatakse rohkem ka emotsiooni pealt kandideerima. Et kandideerimisprotsess muutub nii intuitiivseks, pluss automatiseerituks, sellepärast et kui me vaatame sellest big data ja mobiilimajandusest natukene kaugemale, siis ilmselgelt paranevad igasugused ennustusmudelid, et mulle juba hakatakse kuvama sotsiaalmeedias, see ei pruugi ainult Facebook olla ega teised sotsiaalmeediakanalid ja kindlasti ka LinkedIn jõuavad nendele lahendustele aega pikku järele ja CV Online kindlasti ka, eks ju. Et see ennustusmudel või algoritm juba paraneb nii palju, et minu käitumise pealt oskab mulle see süsteem või platvorm soovitada, et milliseid tööpakkumisi üldse tasub mulle ette kuvada. Ja kui see taju läheb kokku selle inimese vajadusega, siis selge see, et tema kandideerimine on selle võrra kvaliteetsema märgiga. Ettevõtete jaoks tähendab see loomulikult andmehulkade paremat analüüsimist ja sisulisemat tööd, et selle konkursi ettevalmistamine nõuab lihtsalt rohkem ajaressurssi ja tarku päid, et need infohulgad õigesti kokku panna. Nii et ma arvan, et võib-olla värbaja profiil selles mõttes muutub rohkem selliseks analüütiku profiiliks pluss psühhiaatriks, eks ju. Ootust! Ma just mõtlen, et vaata, see on see sama asi, mis me turunduses oleme rääkinud, et turunduses, minu arust oli 2 aastat tagasi või, tudengid kutsusid mind rääkima teemal, et mis on turunduse trendid, ehk siis, et me oleme turundushuvilised, mida me peaks õppima ja siis mõtlesin, väga tore, see oli Tehnikaülikool, et noh, põhimõtteliselt teil on nagu valida, et te kas õpite analüütikat, ehk siis suurandmeid, te kas õpite tehnoloogiat, eks just, tehnoloogilisi lahendusi, või te õpite ajakirjandust, et noh, põhimõtteliselt tõenäoliselt see on nagu kombinatsioon nendest 3, mida teil on vaja, et turunduses hakkama saada. Noh, põhimõtteliselt me tegelikult jõuame suhteliselt sarnasesse kohta nagu siis ka ju värbajatega, eks, et enam-vähem siuke 3 profiil, mis on vist enamuse jaoks üsna õhtusunenägu. Jah, hästi kokkuklapivalt kombineeritud oskused peavad küll tulevikus olema ja võib-olla selles mõttes avardab see ka inimeste töövõimalusi, et see, kas sa töötad ajakirjanikuna või värbajana, ei ole enam tulevikus, seal ei ole nii suurt piiri enam vahel, et kui sa oled tark pea, kes oskab analüüsida ja oskab suhelda, et siis, ja kui sa veel programmeerida ka oskad natukene, vähemalt HTML-is, et siis see tööpõld ka endal on oluliselt laiem. Aga ma lugesin just üks päev LinkedIni 2016 avaldatud siis tööturutrendide ülevaadet ja mis mul sealt suuri üllatusi ei olnud, aga mis mul kõrva või silma jäid, oli see just nimelt, et paljud ettevõtete juhid üle maailma ütlevad, et talendid muutuvad järjest olulisemaks, et enam ei värvata töötegijat, vaid värvatakse inimest, kes tõesti annab vastu ettevõttele oma isiksusega, oma täiendavate oskustega, oma väärtustega, et see on kõikide unistus, et täita oma kontorid ja tehasehooned ka talentidega, et ka tehase elu muutub ilmselt lihttööliste profiilist natukene keerulisemaks, sest kuhu need lihttöölised siis lähevad? Lihttöölised peavad juurde õppima. Peavad talendiks saama. Peavad talendiks saama, et eks talent on ju nii lai termin, et talent sa võid olla
väga mitmes valdkonnas. See kvaliteetse värbamismudeli ülesehitamine oli seal üks märksõnadest, mis uuringust välja tuli, et ei pritsita enam pakkumisi lihtsalt turule, vaid pannaksegi nad sinna, kus nad on relevantsed. Tööandja bränd loomulikult oli seal ka pigem unistusena kirjas, et ma saan aru, et LinkedIni küsitlusele vastajad pigem ütlesid, et nad tahaksid panustada rohkem tööandja brändi ülesehitamisele, aga et praegu ei ole veel nagu see aeg, et tahaks investeerida rohkem sinna. Nii et vähemalt liikumine on selles suunas kindlasti jõulisem. Ja kaks asja, mis veel kõlama sealt jäid, oli see, et töökultuuri ja karjääri arengut nagu täiuslikum planeerimine, et kui see inimene tuleb juba organisatsiooni ja sa oled selle raha ära kulutanud, et tööandja brändi üles ehitanud ja teda sinna meelitanud ja suhelnud ja siis töölepinguni jõudnud, et ta tõesti kasvaks kokku selle organisatsiooniga. Ja viies, mis on tegelikult ju selle sama big data ja mobiilimaailmaga seotud või nutimaailmaga automatiseerimine, et paljud nendest protsessidest teeb ära algoritm, et seda ei pea inimjõudu selleks kulutama ja eks siis jääb suhtlemiseks inimestel rohkem aega. Väga hea mõte. Räägi, missugused sellised eriti ägedad edulood on, et mida, siin sa just kinnisvarabüroost rääkisid, mida Eestis tehakse, mis need rahvusvahelised sellised ägedad benchmarkid on värbamisturunduses just, millest kõik räägivad, et see on teema? Ega Google'ist ei saa üle ka ümber, et Google'isse minnakse suure armastusega ja tullakse ära suure vihkamisega, eks, et selles mõttes on sellel ka seal on nagu teatud nihet vaja ilmselt, et Google tundub ettevõtte olnud, kes on liiga ligi inimesed tõmmanud ja tahab neid liiga kaua seal kontori pinnal hoida koos, et sinna peab neid väärtuse leiereid justkui nagu juurde tulema, et on küll hea töötada, aga õhtul on ka hea koju minna, eks ju, et selles mõttes on ta olnud kindlasti aastaid mingis mõttes nagu selle protsessi eestvedaja, aga kahjuks ei ole mul isiklikult olnud head kogemust mõne sellise suure välismaise ettevõttega värbamisprotsessi läbida, nii et vaatame tulevikus, äkki saan sulle mõne päris eheda kogemuse rääkida. Väga tore. Mis need põhiasjad on, mida Eesti ettevõtted oma värbamisturunduses muutma peaksid? Üks on see, et julgus eristuda, nagu sa juba ütlesid, mis veel? See tehnoloogia pool, eks ju, analüüs, Facebook veel suuremaks sõbraks, aga mis sa veel ütled sinna lisaks? See on tegelikult päris hämmastav, kui võõraks on kohati Facebook jäänud värbamises, et tegelikult on ju üksikud ettevõtted, kes ennast väga hästi on Facebookis välja mänginud. Ja siis teine laine, mida ma olen märganud ja võib-olla ma nüüd oma 3 töönädala jooksul olen seda eriti märganud, on väga väikesed kohvikud, väikesed ärid, kes peavad laienema või otsivad endale suveks lisatööjõudu ja nad kasutavad ainiti Facebooki värbamiskanalina. Nii et selles mõttes ei ole siin ei ole midagi rääkida, et Facebooki võimaluste kasutamise osas on veel Eestis väga suur areng ees oodata ja meie püüame selles osas väga palju ka abi osutada, et suunata ka enda kliente Facebooki ja seletada neile, et miks see on oluline. Aga mulle tundub isiklikult, et üks kõige suuremaid väljakutseid on Eestis see, et see, mida räägitakse või mida tahetakse, muutuks ka päriselt ettevõttes selliseks, et ettevõte läbi oma tegevuste hakkaks neid samu põhimõtteid tegelikult ka järgima. Et siin on võib-olla lahkeli täna kõige suurem, et tahaks ju välja paista ägeda ettevõttena küll, aga kui
noh, näiteks värbamisprotsessis unustatakse kandidaatidele eitavaid vastuseid saata, eks ju, et siis järelikult tuleb siin midagi muuta ja midagi ette võtta ja ka siin kindlasti aitab automatiseerimine väga palju kaasa, et noh, üks inimene ei jõuagi teha nii palju tööd, et kui sul on tõesti sadu ja sadu kandidaate, kellega sa kogu aeg pead suhtlema, siis see ongi raske, me saamegi aru, aga kindlasti tuleb siin automatiseerimine appi ja aitab neid suhteid hoida, sest tegelikult ju me peame ju arvestama sellega, et see kandidaat, kes on võib-olla 2 korda pettunult oodanud oma eitavat vastust, võib 3. kord olla väga hea kandidaat või sobiv kolleeg mõnele muule ametile. Et suhete hoidmine, ma arvan, on siin üks kõige olulisemaid märksõnu. On selles suhtes, kuidas ma ütlen, pettunud, mitte sinus. Aga mis see aastanumber praegu on? 2017, jah? Hommikul oli 2017. Ja varsti on 2020 juba. Ja ma mõtlen seda, et kui kaua me oleme nüüd nagu Eesti iseseisvuse ajal tegelenud inimeste värbamisega. Noh, 90, millal iganes see hakkas, 90ndate algusest ikkagi üritasid ju enamus ettevõtted hakata aru saama, mis on turundus ja mis on värbamine ja nii edasi. No kuule, kaua võtab aega, et nad selle selgeks saavad? No kaua võtab aega, et sa saad aru, et sa ei saa nagu rääkida valet asja? Raske öelda. Mitte, ma ütlen, et mitte ma sinu peale pettunud oleks, aga minul seda vastust ei ole. Aga paneb imestama küll vahel, et see lihtne tere ja lihtne aitäh ja kõik see lihtne tuleb tegelikult väga raskelt. Hästi kummaline, või siis tõesti on, vaata teine lugu on nagu see, et kui me vaatame lihtsalt mingeid suuri ühiskondlikke muutusi, siis ongi võib-olla see, et võib-olla see põlvkond ei õpigi nagu ära. Võib-olla need ei õpigi ära, võib-olla nad peavadki minema pensionile ja tuleb see järgmine põlvkond, kes siis ütleb tänan aitäh ja naeratab. Ja võib-olla see põlvkond lihtsalt on oma tehnilise taibu poolest siis nii palju targem, et ta leiutab viisi, et keegi tema eest naeratab, eks ju. Kes oskab selle töö õigel ajal ära teha. Just. Et kuidagi peab see areng tulema ja kas ta tuleb pehmelt või pauguga, me ei näe ette, aga ma eelistaks ikka seda pehmet üleminekut uutele väärtustele ja värbamisturunduse põhimõtete päriselt juurutamisele, et aga eks see hakkab peale ikkagi kõrgemalt organisatsiooni kultuurist, organisatsiooni suhtluskultuurist ja sellest siis, et milliseid inimesi nad tegelikult tahavad enda kõrvale. Ja vastupidi ka, et tegelikult on ilmselt tehnoloogia selles mõttes ka natukene karuteene teinud, et värbamine juba täna on või osalemine kandideerimine on väga lihtne, et see on paari hiireklõpsu küsimus. Ja võib-olla tõesti paljud kandidaadid ei mõtle enda jaoks seda võimalust läbi, et kandideeritaksegi huupi ja siis see tekitab sellise musta ringi, et eks me ka endale seda küsimust esitame, et kuidas see, nagu ma kirjutasin, et see on nagu sooja käega kosja sobitamine, et kuidas siis need 2 õnnelikku tegelast omavahel ikkagi õigesti kokku viia, nii et nende tülli ei lähe selle protsessi käigus ja et nad õigel ajal õiges kohas üksteisest kuuleksid. Ma küsin veel korra, et üks asi on see, et et see värbamisprotsessi nagu esimene ots, et kuidas kandideerijad ja kuidas ettevõte saab su andmed, eks ju, ja mis iganes andmed siis on, mida ta selles esimeses faasis päris täpselt vajab selleks, et aru saada, kas liikuda edasi või mitte. Kas seal värbamisprotsessis iseenesest muutub ka midagi? Kas see protsess iseenesest kuulub ka kuidagi sinna värbamisturunduse alla ja kas sinna tekivad ka mingisugused sellised nagu turunduslikud elemendid, eks ju, et mul ongi see värvatav, kes ütleb, et nii äge protsess, nii lahe, kuidas te valite, nii tore, et kas seal on ka nagu sisulises pooles ka midagi muutumas seoses, ma ei tea, mobiilitehnoloogia või mingite muude trendidega? Ma arvan, et see vist oli umbes aasta aega tagasi, kui ma siin samas stuudios istusin ja ütlesin, et sisuturundus ise ongi sisuturundus. Et see põhimõte ei ole siin ka kuidagi erinev, et ma arvan, et see saabki olulisemaks, et see protsess, värbamise protsess ise peab olema kandidaadi jaoks nii usutav, äge,
võib-olla temalik, et see värbamisprotsess peab lähtuma sellest töökohast, kuhu otsitakse inimest ja suhtlema rohkem nende keeles. Et see on ikkagi väga suur vahe, kas sa otsid turundusjuhti, kas sa otsid keevitajat, kas sa otsid poemüüjat, sest nad kõik räägivad ju erinevat slängi ja veedavad aega erinevas keskkonnas paljuski, et see värbamisprotsess viia kokku selle elustiiliga, mida see inimene peaks tegelikult ka tööl viljelema ja milliseid väärtusi evima, et siin on nagu jah, vaja mõelda, et see, kui see protsess vastab sellele tegelikkusele, siis ma arvan, et see kandidaat tunneb ennast lihtsalt selles protsessis nii hästi ja kui ta ka veel siis normaalselt räägitakse, mitte normaalselt, aga usutavalt, sõbralikult ja öeldakse aitäh ja head aega, siis see annab veel selle boost'i ju juurde ja loomulikult info hulga küsimus on ilmselt ka, et kui me oleme harjunud, et igasugune kandideerimine hakkab peale just kohutavalt pikast paberist, mille ma pean leidma selle ajaressursi ja õudse tahtmise iseendasse ära täita ja meenutada kõiki oma töökogemusi ja muid kogemusi ja koolitusi ja soovitajaid ja siis see juba iseenesest hirmutab, eks ju. Et kindlasti see värbamisprotsess muutub selliseks söödavalt jupitatuks ka aina enam, et just nimelt nagu ma alguses ütlesin, et kõigepealt on see, et saame tuttavaks ja siis alles hakkame rääkima sisulistest või olulistest asjadest, et ei pea alati täitma 6-leheküljelist, on olemas 6-leheküljelisi CV-sid ka, eks ju, et see mitte, et see hea toon oleks, aga et see ei pea hakkama sellest pikast dokumendist peale, vaid selleni võib jõuda selle värbamisprotsessi jooksul ja siis tundub see loomulikum ja vastuvõetavam kõigile. Ja võib-olla väheneb mõnes mõttes ka töömaht värbajatel. Absoluutselt. Jah, ma olen sinuga täitsa nõus, mulle tuleb siin meelde Maris Kadakas, kes on Skeletoni personalijuht ja kes käis ka mõni aeg tagasi meil siin saates, kes unistuste tööandja konverentsil rääkis seda, kuidas nemad panid endale väga erilised väärtused paika. Push the boundaries ja get shit done ja nagu sellisel tasemel, kus ta ütles ka, et endal on ka alguses piinlik välja öelda, eks ju. Aga see, mis tema jaoks nagu oluline, mis minu jaoks oluline oli, see, kuidas nad väärtused tõlgid värbamise keelde, ehk siis kui mul on need väärtused, kuidas ma siis aru saan, kas ta sobib või mitte. Ehk siis tegelikult kogu see protsess, mis ma selle inimesega läbi teen, peab andma mulle aimu lõpuks, kas ta on meie inimene või ei ole. Sest vaata, rääkida võib ta ju sulle absoluutselt ükskõik mida. Ma tean uskumatult hulga kandidaate, kes räägivad, kui ägedad ja toredad ja kuidas kõigega hakkama saavad, eks ju. Ja siis sa paned lõpuks ta asja juurde ja siis tuleb välja, et mitte midagi ei tule välja. Et ma arvan, et see on võib-olla ka üks nagu see küsimus, et iseeneses ei pea otsima erastumist värbamisprotsessis, küll aga peab otsima seda värbamisprotsessi vastavust siis selle nii-öelda ettevõtte väärtustega, nii et me tegelikult ka suudame, kui meil väärtused on paigas, me tegelikult ka suudame vastavalt sellele värvata. Et ma arvan, et need on nagu sellised võib-olla niisugused strateegilised kohad, millele ehk tuleks ka tähelepanu pöörata. Aga tänud, Rain, ja lähme edasi. Meie tänane uudis tuleb sellisest organisatsioonist nagu ma saan aru, et tegemist ongi ühe siis HR-i sellise ühinguga, mis siis avaldab uuringu, kus analüüsiti Fortune 500 ehk siis maailma 500 suurema ettevõtte värbamisturunduse praktikaid. Ja hinnang oli siis selline, et Smashfly oli see siis organisatsioon, kes selle läbi viis või värbamisplatvorm ja hinnang oli siis selline, et 3% öeldi suurepärane või väga hea ja 2% siis indeks ainult hea.
analüüsiti 8 kategooriat ja nende hulgas siis SEO, sisu loomine tööotsijatele, sõnumite saatmine, tööandja brändi loomine, mobiilisõbralik kandidaadi kogemus, sotsiaalsed karjäärikanalid, kontaktide nunnutamine, võiks eesti keeles öelda, eks ju, ja personaliseeritud kandidaadi teekond. Ja suurimate arengukohtadena nähti kandidaatide võimalust saada talendivõrgustiku liikmeks ka siis, kui ei pea kandideerima konkreetsele töökohale, nähti kandidaatidele personaalse info jagamist nagu erinevates protsessi etappidest ja siis tegelikult ka seda, et nendega tuleks jagada siis ka muud kui ainult värbamisalast sisu, eks ju, et kas te olete edasi saanud või ei ole või mis iganes see tagasiside on. Ja nüüd see küsimus siit on, et kuidas sulle tundub, et mis on need asjad siis, millele me siin Eestis peaksime tähelepanu pöörama? Hea meel on näha, et Fortune 500 ettevõtted on nii rikkad ettevõtted, et nad tõesti peavad mõtlema sellele, sest nende rikkus ju tugineb sellele, et kas nende juures töötavad talendid, kes seal tahavad töötada või ei tööta. Et suund on liikumas õiges suunas, oleme liikumas vähemalt selles osas. Ja kui siin sellest nunnutamisest, nagu sa ütlesid, rääkida, siis see ongi see sama teema, et kas see kandidaat on inimene sinu jaoks ka peale seda, kui ta ei ole osutunud valituks või kui ta on välja langenud sinu konkursist, et mis temast edasi saab siis, kas sa ühel või teisel moel hoolid temast ja tema tunnetest ja heaolust peale seda ka. Et tundub, et väga suured ettevõtted on sellest aru saanud, et see nunnutamine tasub ennast ära, kui mitte selle konkursi raames, siis järgmise konkursi kulud ilmselt on umbes poole võrra väiksemad, sellepärast et need nunnutatud ja suheldud ja kontakti hoitud kandidaadid on esimesena rivis. Et siin on kindlasti Eestis õppimise koht. Ja sisu loomine on loomulikult, see on minu lemmikala, eks, et siin ma ainult plaksutan käsi ja ma olen siin oma kolleegidega 3 nädalat suhelnud ja ma iga päev avastan, kui palju põnevaid fakte ja kogemusi ja soovitusi ja nõuandeid nende peas on, et me oleme isegi sisse viinud sellise vestlusringi formaadi, et ma selle kõik kätte saaksin ja sisukujul ka inimesteni viia, et see on absoluutselt raudpott kindel, et seda sisu tuleb turule anda, sellepärast et inimesed tahavad teada, et mida teised tunnevad ja mida teised on kogenud ja mis tegelikult on edule viinud, et see SEO-d aitab parandada ja kõik see, see on juba selline turunduslik tehniline töö, eks ju, aga seda kvaliteetset sisu luua ja inimestele rääkida lugusid, et see teadmine ei vanane. Ja mis siit veel võiks personaliseeritud kandidaatide teekond tähendabki tihti ka selle sama big data kasutamist, eks ju, et me teame, et mis ta huvid on ja kus ta liigub ja mis hetkel temast tegelikult võib kandidaat saada. Et võib-olla ta on potentsiaalne kandidaat alles aasta aja pärast, aga kui me seda ette teame, siis on see töö ju selle võrra efektiivsem. Ja see ei ole inimeste jälitamine. Just. See ei ole, see on lihtsalt tark valik pigem. See, mis minu mõte siin, just kui ma mõtlesin Eesti ettevõtete peale, et me oleme Eestis minu meelest ikkagi hästi sellised värbamiskampaaniate põhised. Et mulle tundub, et vähe on neid kohti, kus on, nii nagu siin see soovitus oli, eks ju, et sa ei pea saama talendivõrgustiku liikmeks ainult siis, kui mul mingi konkreetne koht on, eks ju, et otsin seda või teist assistenti. Et pigem see sama suund, et mul on nagu kogu aeg võimalik kandideerida, kogu aeg arvestatakse minuga ja siis varem või hiljem tekib mingisugune pakkumine, kuhu ma nagu sobida võiks, et mulle tundub, et see oleks nagu selline natuke mahedam ettevõtete jaoks, ehk siis, et ma tean, et mul on kogu aeg seal pipeline'is nagu mingisugune
mingisugune hulk inimesi, keda ma siis võin vastavalt meie arengutele ära paigutada, et ma arvan, et see võiks olla nagu üks selline suundumutest, mida võib-olla siit rohkem nagu ära kasutada. Ja tõepoolest siis, seda on erinevatest kohtadest välja tulnud, et kui vähe meie inimesed teavad seda, mis ettevõtetes tegelikult toimub. Ja mitte ainult isegi seda poolt, et mis see kultuur päris täpselt on, aga ongi, et aga mis nad seal kindlustuses siis nagu teevad, mis see igapäevane ülesanne on, mis ma seal laua taga siis tegema hakkan, mida need teised teevad, kuidas see äri käib. Ja kas istutakse üldse laua taga? Ja kus istutakse, eks ju, just, et selles mõttes, et ma arvan, et siin on palju ettevõtetel endal ka ära teha, et nüüd on tekkinud küll erinevaid kampaaniaid, et tule kooli ja räägi 3 tundi, mis tööd sa teed, aga sellest ei piisa, et aru saada päris selgelt, mis see on, et ma arvan, et siin on võib-olla ka niisugune üldse mingi selline suurem nagu haridussüsteemi koht, et kuidas teha noortele selgeks, mis see töö siis on, mille eest meile palka makstakse või neile tulevikus makstakse, et tundub, et kuskilt on need maailmad nagu hästi lahku kasvanud, et töömaailm läheb ühele poole, haridusmaailm läheb teisele poole ja siis me kuskil mingisuguses hetkes imestame, et vau, ei saagi aru, mis tööd nagu tegema peab ja kuidas peab tegema. Selline tavapärane tööturg tundub, et töötab ikka veel võta või jätta põhimõttel, et selles mõttes selliste poolide loomine, nii nagu ka tegelikult see sama Epitsentri näide oli, eks ju, et tule ja räägi meiega ja ole kontaktis, et see selles mõttes ka, see on isiksuse arengu vaatenurk tegelikult, et kui paljud inimesed vahetavad töökohta selleks, et nad peavad seda nüüd ja kohe ja praegu tegema, eks ju. Et tihti on see ikkagi pikem protsess ja kui sul on mingisugune võrgustik ümberringi, kus sa saad küsida, et ma siin mõtlen ja kaalun ja mis võimalused mul võiks olla lähikuudel näiteks, et ma arvan, et see juba annab väga hea, esiteks ta annab inimesele turvatunde ja hea enesetunde ja teiseks annab see võimaluse viia need tööandja ja töötaja kokku siis, kui see kõige paremini klapib. Absoluutselt. No nii, aga siis meie järgmine rubriik, milleks on turundustäht. Räägi, mis sulle silma on jäänud viimasel nädalal? Minuga on selline naljakas lugu, et ma olen 3 nädalat teinud ise endaga testi ja elanud eetrivaba elu, nii et ma ei ole suhteliselt jälginud seda, mis toimub telemaastikul ja väga palju reklaami ei ole tarbinud. Võin öelda, et elu on oluliselt, elule saab oluliselt värskema nurga alt vaadata niimoodi, aga 2 asja, mis on silma jäänud ja ma kontoris ka küsisin kolleegide käest, et mis on neid viimasel ajal käima tõmmanud reklaamimaailmas, siis 6 inimest mainisid Coopi reklaami. Nii, missugust? Ja osta täiega või kuidas see täpne sõnastus neil oli, et see on see, kus Pius ja siis Pius pani selga selle suure musklikostüümi ja siis filmisid nad seal Coopi poes seda reklaami, et osta, ma kohe vaatan, kuidas see täpne nimetus oli. Ja mul tuli meelde selle peale, et tõesti, et mul on Facebookis jäänud see reklaam silma suhteliselt jõuliselt ja mis mulle eriti meeldis nende puhul oli see, et nad tegid selle lõbusa reklaamklipi, kus siis kostüümis käidi seal poes ringi ja nad tegid making of'i sellest ka, et vaikselt jõutakse sinnani, et reklaam ei ole midagi sellist steriilset mingis omas hästi kindlas raamistikus, vaid sinna tekib juurde igasuguseid põnevaid laiendatud lahendusi, et sellepärast ma arvan, ühtpidi, et Pius seal osaleb tuntud Eesti ja armastatud Eesti näitlejana on muidugi see, mis inimestel selle kuidagi on südamesse viinud ja töötab. Ja teistpidi see, et see on laienenud nagu sotsiaalmeediasse ka, Märt Pius ja Ott Kivikasega peaosas, et see on inimestele jäänud viimastest nädalatest, on vist 3 nädalat nüüd jooksnud sotsiaalmeedias ja teles, et on jäänud silma
ja sellepärast olen ma sunnitud ta kandidaadina üles tõstma. Aga teine reklaam oli veel, millest ka räägiti ja mina tunnistan, mina ei ole seda näinud, on Eesti Gaasi reklaam, et kes tegi. Ja paljud ütlesid, et nad on naerma hakanud selle reklaami peale, et ma arvan, et kui Eesti Gaas on suutnud elektri müümise peale teha sellise reklaami, mille peale inimesed päriselt naerma puhkavad, siis see võiks täiesti ka vabalt kandidaat olla. Mulle meeldivad lõbusad reklaamid, mis natukene lähevad oma sellest steriilsest kontekstist välja. Selge, väga minu 4 naerab rõõmuga selle Eesti Gaasi reklaami üle, ainult et ta ei saa aru, mis asi on Eesti Gaas. Et talle lihtsalt küll ta sinna ka jõuab. Jah, talle lihtsalt meeldib see hääl, mis sealt välja tuleb, nii et väga tore. Minul on pakkuda nüüd mõned kandidaadid, üks loomulikult, mis siit vist domineerib kõigest sellest, mida meile täna välja pakutud on, tõenäoliselt ikkagi Otepää ja meie maailma karikaetapp murdmaasuusatamises, mis jõudis nüüd nädalavahetusel ilusasti vist enamuse kodudesse ja taaskord tekitas siis selle tunde, et me oleme tublid ja saame hakkama suusavõistluste korraldamisega, võib-olla mitte nii hästi enam suusatamisega, aga võistluste korraldamine läheb päris hästi. Et ja ma arvan, et kogu nagu seal ümber tekiv melu ja see, kuidas seda suudeti ära kasutada, oli nagu täitsa tore, et sealt ilmus ka hästi palju erineva nurga all kajastusi, et kes käis ööklubis peol ja kes millal siis suusatamist käis vaatamas ja kes käis Kelly Sildarut veel seal lähedal vaatamas, et see tegelikult niisugune kombineerus kokku, et täitsa selline tore ürituste komplekt tekkis. Siis paar näidet veel, mis siin kandidaatideks on pakutud, oli siis oli see, et poeketid värbavad aktiivselt Ida-Virumaalt inimesi. Ja see on nagu täitsa tore uudis, mis kõlab siis nii, et seda annab edasi Õhtuleht ja Õhtuleht siis ütleb, et Maxima ja Prismal, et neil on siis suur kogemus ja Rimi alustab järgmisel nädalal Narvas, Sillamäel, Jõhvis värbamiskampaaniat. Tööotsijale pakutakse ainult kadestusväärseid tingimusi, öeldakse. Ja reklaam annab siis teada, et Rimi pakub mugavaks tööl käimiseks tasuta transporti Ida-Virumaa ja Tallinna vahel ning majutust nüüdisaegsetes hotellides ühekohalistes tubades. Töögraafik lubatakse teha selline, et tööpäevad oleksid järjestikused, palk ja töötingimused vastavad kaubandusketi Tallinna piirkonna omadele ning töösuhe on kindel ja tähtajatu. Oodatud on nii mehed kui naised, nooremad kui vanemad ja oodatakse siis leida kokku 50-60 inimest, eelkõige siis teenindajaid kauplustesse. Et selline põnev lähenemine siis ka, mis puudutab just nimelt konkreetselt niisugust värbamist ja selleks tehtavaid edusamme. No nii, nüüd peame valima nende kandidaatide hulgast, kelle valiksid nädala turunduste saajaks. No kui mõelda inimlikust vaatenurgast, et siis tegelikult Rimi on teinud väga suurt tööd selle nimel, et head inimesed oma poodidesse saada ja see on päris julge väljakutse, sest poode on palju ja mina käin ka, ütleme, nädala jooksul võib-olla 3-4 erinevas. Ja ma olen tõesti märganud, et see teeninduse tase on hakanud ühtlustuma, et ei ole enam nii, et ühes poes on kurjad müüjad ja teises poes on lahked müüjad, et see töö on vilja kandnud, nii et ma arvan, et kui kõige inimlikuma ja sisulisema nurga alt läheneda, siis see töö väärib küll tähelepanu. Väga tore. Aga mul on ka hea meel, ma arvan, et see on hea näide sellest, meil oli mõni aeg tagasi, kui me tunnustasime turundustähega Eliisat ja nende kandidaati või neid siis, kui esimesi, kes ütlesid välja, et töönädal peaks 6 päevana, tööpäev peaks 6 tunnini olema, jah. Et mul on nagu hea meel, et me hakkame järjest rohkem märkama ka kõiki neid asju siis, mis tekivad just nimelt nende seal värbamisturunduse kandis, et seal on tegelikult palju teha, nii et Rain, edu sulle selles suures töös ja Rimi, te olete teeninud ära meie nädala turundustähe. Palju õnne! Sulle meeldis Turundusraadio? Telli endale meeldetuletus järgmiste saadete kohta Marketingi Instituudi kodulehelt.